kus kadus mu pilt? Näe nii, tuligi pilt siia. Tere imelist õhtut kõigile, kes te olete tulnud siia siis otse-eetris kuulama, vaatama. Ja tere imelist hommikut, päeva, õhtut sulle, kes sa siis vaatad järgi omale sobival ajal. Nii äge on siin teie ees olla. Pole ammu oma seinal teinud ühtegi laivi ja nüüd otsustasin, et tulen lausa 8 päeva. Ja mitte niisama juttu ajama, vaid päris sügavatel teemadel, mis aitab avardada ja suuri muutsid luua. Et usu mind, kui sa tuled sellele teekonnale kaasa ja kõik 8 kohtumist ära vaatad ja oled kohalolus, ilma hinnanguteta, ilma vastupanuta ja lubad sellel kõigel maanduda, siis usu mind, sa oled 2 nädala pärast teises kohas oma elus, oma sisemise tunde ja kõige sellega, ja kuna meist kõik hakkab pihta on ja siis sealt edasi läheb ka kõik muu liikvele. Nii, ja ma tooksid kohe tervitused, kes siin on, näed. Tere Ester, tere Dagmar, tere Kevin, nii äge, tere Siiri, et Kevin on praegu ainuke meessoost esindaja. Et huvitav jah, mu jälgijate hulgas on enamus on naised, just kes enesearenguga tegelevad. Ja tere Tiina, tere Elle ja tere veel üks Tiina. Nii äge on teid kõiki siin näha. Aga mis me siis, miks ma siia enda seinale üldse laivi tulin? Et see on siis esimene päev 8-päevasest avardavast teekonnast, mis ma otsustasin teha seoses oma sünnipäevaga. Et kuna ma pole oma sünnipäeva tähistanud juba 8 aastat, siis kuna ma ei ole pidanud seda väga oluliseks, siis seekord ma mõtlesin, et teeks midagi, sest et mul on omal üks südamesoov saada spellbreakeriks. Me siin nende 8 päeva jooksul sukeldame sisse ka, mis asjad need spellid on ja mis asi see spellbreaker siis on. Eesti keeles siis loitsu murdja. Ja see ei ole mitte mingisugune selline nõidusloits, vaid see on uskumuste, emotsioonide ja kehasse talletunud traumade kogum, on siis loits, mis juhib kogu meie elu. Ja me sukeldume siis sellesse kõigesse sisse ka. Ja selle raames ma lõin siis sellise ühisrahastus projekti, et saaksin spellbreakeriks. Ja selle raames mul on inimestele teile, kes soovivad seda teekonda toetada, väga palju kingitusi. Ja üheks selleks kingituseks otsustasingi teha täiesti selle 8-osalise laivide seeria, mille hind võiks vabalt olla, ma arvan, 100 € vähemalt. See sisu, mis siit tuleb, 100 €, see on isegi liiga vähe. Ma arvan, see võiks olla eks sa saad ise otsustada. Kui sa käid need kõik läbi, sa saad ise otsustada, mis see võiks tegelikult väärt olla. Aga ma teen seda siin täiesti tasuta oma seinal, et siis kõik saavad sellest osa, kes soovivad. Ma tulen ise ka kõigepealt kohale ja tule sina ka, kes sa seal teisel pool oled praegu, et kuna me ei ole Zoomi, siis ma ei näe teid, ma ei näe, mis olekus te olete, aga minu soovitus on see, kui sa tahad saada nendest kohtumistest maksimaalse tulemuse. Et ma saan aru, kui sa laivi ajal ei saa olla kohal, et sul on mingid muud tegevused parajasti käsil, kui sa saad neid edasi lükata, siis lükka need edasi. Meie laiv võtab maksimaalselt pool tundi, ma tahan siuke 20 minutiga, 25 minutiga kuskil hakkama saada. Ja kui sa ei saa, siis kindlasti vaata järgi, et eesmärk on, sa teeksid ühe ringi kõikidele nende kohtumistele peale niimoodi, et sa istud ja oled kohal ja kõik segajad on väljas, sa ei kirjuta ka mitte midagi, vaid sa lihtsalt kuulad, oled kohalolus ja hingad. Ninaga sisse, suu kaudu välja. Sest muutused toimuvad ainult kohalolus. Me oleme oma elus nagu kogu aeg niimoodi. Ja me jõuame ka sinna, kus me sukeldame sisse, kuhu meie energia kaob ja kuidas me üldse loome siis mitte selles füüsilises maailmas nii palju, vaid enda sees ja kuidas see siis füüsiline peegeldab selle kõik tagasi. Et me jõuame sinna. Aga ma soovitan sul juba täna sellega pihta hakata. Ma ei saa sind sundida. Sa ei pea mitte midagi tegelikult tegema, sa võid teha, mis sina tahad, aga see on minu soe soovitus, et tule kohale ja lihtsalt hinga. Mõnusalt pikalt, jälgi, et see oleks ühtlane, ei oleks üleval ja all,
mis iganes, vahet ole. Nagu näete, asjad lähevad sassi, see ongi normaalne. Elu ongi see, kus kõik ei ole perfektne või siis vastupidi, kõik ongi täiuslik, sest kõik läheb täpselt nii, nagu minema peab. Hästi põgusalt, mis meil siis ees ootamas on, et kogu see 8 päeva on jagatud 8 osaks, on 2 moodulit. Esimene on see, et ma jagan sinuga, kuidas sa tänase päevani oled oma reaalsust loonud või kuidas sa oled oma elu loonud mitteteadlikult. Ehk siis see, kus sa täna oled, kuidas see on kõik sinu mitteteadliku loomise tulemus. Et need 4 päeva me sukeldume selle sisse ja siis teised 4 päeva me hakkame võtma tagasi oma väge, et hakata päriselt teadlikult looma seda elu, mida me soovime. Ja kõik need videod lähevad üles ka Ebilim keskkonnale, et sul on võimalik nagu kursust täitsa läbida. Kui sul on ka konto olemas, siis sa saadki märkida õppetüki tehtuks, siis avaneb järgmine ja saad niimoodi liikuda. Aga lähme siis tänase kohtumise juurde. Hinga. Minul juba omal siin mingid kroksud tulevad üles ja kui sa ei tea, mis see kroks on mingisugune siis puhastusprotsess, et see on nii huvitav, mis siin viimase varsti aasta täis on väga korralik areng olnud. Kes minuga tööd on teinud, teavad, mis toimub. Nii ja ma näen, et veel on tulnud siin vahepeal Anneli, Monika, et on ka kohal tulnud, aga ma praegu ei hakka siia kirjutama. Ja kui sul on küsimusi, pane need küsimused samamoodi chati ja siis ma pärast vastan nendele ka. Aga nüüd siis tänane kohtumine. Et need 4 etappi, kuidas me siis loome oma reaalsust või oma elu. See koosneb siis, see 4 osa on siis see, et kõigepealt sukeldume mentaalsesse, siis järgmine kord sukeldume, kuidas me loome kehaga, 3. sukeldume siis nendesse loitsudespelide maailma, mis on siis uskumuste, emotsioonide, traumade tulemus, ja 4. vaatame energialekkeid ja kuidas me lukustame me loome energia ja miks me ei saa enam luua midagi uut. Ja täna siis sukeldumegi mentaalsesse. Et kuidas me mentaalselt loome kogu oma elu. Et kui sa oled proovinud nagu muuta mingeid asju oma elus, sul on mingid soovid, mis ei taha kuidagi moodi lähemal tulla. Ma küsiks kohe siin, et näiteks kirjuta mulle, et kui kaua oled sa tänaseks tegelenud enesearenguga. Võid panna siia aastates, võid panna kuudes, kui kaua oled sina tegelenud enesearenguga. Ja nüüd, nii kaua, kui sa oled enesearenguga tegelenud või kui sa oled enesearengu tegelenud, on ju sul on mingid soovid, mis sa soovid oma elus. Kas need on lähemale tulnud? Kas need on täitunud? Võib-olla on juba täitunud, mis on väga äge. Siis ongi, siis sa juba loodki oma reaalsust. Aga siis sa ei oleks võib-olla siin praegu. Ehk siis kui kaua sa oled teinud ja kas sinu soovid on täitunud ja kas on, ehk siis esimene on see, et kui kaua sa oled teinud ja teine on see, et kas sa tunned ennast ära, et vahet ei ole, mida sa teed, mingid mustrid korduvad ikka. Ehk siis vahet ei ole, mida sa proovid. Näiteks mina olen proovinud igasuguseid minapildi muutmiseid, manifesteerimise tehnikaid, päeviku täitmised, asjad, harjumused, nagu neid asju on nii palju, mida proovitud. Ja mingid mustrid lihtsalt korduvad. Nii, siin tuli Julia 10 aastat, Dagmar 3 aastat, millest 1 aastas kirglikult, Eneli 7 aastat, minul sai endal ka 10 aastat täis. Ja nüüd ongi see, et kui sul ei ole juba seda, mida sa soovid või mingid mustrid nagu korduvad, siis täna sukeldume mentaalsesse poolde. Ja see, mida ma räägin, sa ei pea mitte midagi uskuma, mida ma räägin. Aga tule minuga kaasa avatult ja ole valmis võtma seda infot vastu. Tiina ka 10 aastat kuskil, aga tulemusi ei ole näinud. Just, võt see on see, et me sukeldume nüüd sellesse, need 4 kohtumist on see, et kuidas sa oled loonud oma reaalsust, oma elu, mitte teadlikult. Ja hoidnud ennast sellest, mida sa tegelikult soovid. Ise oled hoidnud ennast. See on selles mõttes nagu päris äge teema. Ja aga esimene mõte, mida ma tahaks sinuga täna jagada, on selline teema nagu piirangute teooria. Inglise keeles on ta theory of constraints. Ehk siis see on ettevõtluses hästi tuttav teema ja see ütleb seda, et igas süsteemis on mingi pudelikael, mis mõjutab kogu süsteemi tulemust.
et kui sul on ettevõte, siis ettevõtte tulemus on täpselt nii hea, kui on selle ettevõtte kõige nõrgem osa. Eesti keeles on ka see ütlus on ju, keti tugevus sõltub kõige nõrgemast lülist. Ja kõige parem näide on näiteks liinitöö, et kui sul on mingi liinitöö, siis selle liini kiirus sõltub otseselt sellest kõige aeglasemast kohast. Sa võid teisi kohti teha nii palju paremaks kui võimalik, aga mitte midagi ei lähe paremaks, sest sa tegeled muude asjadega, mitte selle pudeli kaelaga. Ma toon sellise näite veel, et see on siis ettevõtluse koha pealt, aga näiteks sa oled sportlane ja sa tahad minna 100 meetrit jooksma. Toome sellise näite. Siis sa treenid parima sportlase käe all, sa ajad ära kõik jalakarvad, sa mediteerid hommikul 3 tundi, et olla parimas, nagu kujutad seda, kuidas sa võitjana finišijoone ületad. Sa sõid kõige parema hommikusöögi, sa oled teinud kõik ettevalmistus, sul on nagu sellised tossud, mis nagu jooksevad ise kas või sul seda mööda seda rada ja sa juba paistad välja nagu kiire. Aga sa oled seal stardijoonel ja keegi paneb sulle mingisuguse lehmaketi pükste külge ja teine ots on siis kuskil maa küljes. Sa võid teha mida iganes, kõik see ettevalmistus, isegi tigu võidaks selle jooksu, kui sa ei eemalda seda ketti oma pükste küljest. Ja see ongi just see, millega me ise inimestena ka tegeleme. Ja mis asi see on, ongi need samad baasuskumused. Ehk siis baasuskumust on tegelikult ainult üks, see kõige fundamentaalsem, mis sa üldse näiteks reaalsuse kohta usud. Et need loovad kogu sinu reaalsuse pildi ja sinna peale kuhjuvad kõik muud. Inglis keeles on siis see core paradigm, ehk siis baas või südame, nagu südam siis keskmine, on ju, mitte nagu südamik, ehk siis core, mitte süda, aga südamik, selle siis paradigma, mis loob kogu selle sinu reaalse. Et sa võid tegeleda harjumuste muutmisega, sa võid mida iganes teha, kui sa ei tuvasta seda kõige fundamentaalsemat paradigmat, mis on siis sinu uskumuste kogum. Kui seda ei tuvasta ja ära ei muuda, siis sa teed ainult väikseid samme elus edasi. Ja sellepärast asjad ei lähegi muutusesse. Tere Hele, nii äge on siin näha. Ja kuidas see siis toimib? Et miks on see siis nii, et see baasuskumus, nimetame teda siis uskumuseks, et sul on uskumus millegi kohta. Ja ma jagaks sinuga siis 2 asja, kuidas uskumused mõjutavad otseselt meie elu. Ja nagu ma ütlesin, hinga, ära mitte midagi kirjuta praegu. Ma ei näe, kas sa kirjutad või kirjuta, ära kirjuta, tunneta just seda oma kehas ja lase sellel maanduda. Kindlasti oled sa kuulnud ütlust, et mõtted loovad tunded, on ju, et see, millest sa mõtted, sellest tulevad tunded, emotsioonid mingisugused. Ja nüüd need mõtted, tunded loovad mingisugused tegevused. Ja need tegevused loovad siis tulemused, et kui sul on negatiivsed mõtted, siis on negatiivsed tunded. Ja sa lähed mingisse tegevusse, siis kui suur on tõenäoliselt sellest tegevusest tuleb positiivne tulemus, nagu parim võimalik tulemus. Kui sa lähed sellise kibestumisega, sa ei taha seda teha, sa oled halvas tujus ja nii edasi, kui suur on tõenäoliselt sellest tuleb hea tulemus? Ei tule väga, on ju? Ehk siis mõtted loovad tunded ja samas nüüd need tunded loovad uuesti mõtted ja sellesse me sukeldume siis järgmine kord sisse, kui me vaatame seda mudelit natuke vastupidi. Ehk siis kuidas tunded loovad, kuidas meie keha võtab üle meie meele ja paneb meid mõtlema mingil viisil. Aga täna siis mõtted, tunded, tegevused, tulemused. Nüüd on küsimus sulle. Kust tulevad mõtted? Millest saavad mõtted alguse? Ja meie mõtted saavad alguse sellest, mida me usume olevat tõde, maailma kohta ja enda kohta. Uskumus on kui mõtete raamistik. Kui sa usud midagi, siis sa ei ole võimeline mõtlema sellest
uskumuse raamistikust väljaspoole. Kui sa usud, et sa ei saa hakkama, siis sa ei mõtlegi neid mõtted, et sa saad hakkama. Sa pead hakkama teadlikult valima, et sul on võimalik teadlikult valida, aga see ongi see, sa tegeled pinnapealselt. Kui sa ei tuvasta baasuskumust, näiteks ma pole väärtuslik, ma pole piisav või kus iganes midagi seal on ju. Sa võid sinna peale neid afirmatsioone ja kõiki asju lugeda nii palju kui tahad, mitte midagi ei muutu või siis muutub ainult grammi võrra. Sest et kuskil fundamentaalselt on sul uskumus ja kõik sinu mõtted jäävad sellesse raamistikku. Kui sa näiteks usud, võtame näite, et lendamine pole võimalik, mitte nagu inimesena, vaid üldse, sa pole kunagi näinud, et lennukid lendavad. Ja aastatuhandeid me elasime nii, et pole ju lendata võimalik. Ja siis tulevad need vennad, mis nad olid, Wright äkki vist, lennuki on ju. Siis nad hakkasid teistmoodi mõtlema. Aga me isegi ei mõtle selle peale, et issand, võiks hakata täna lennukit lennutama, nagu leiutama. Et see on see, et sa mõtled ainult selles raamistikus, mida sa usud. Ja see näitab ära juba, et sinu tegevused on piiratud, sest et kui sinu mõtted loovad ideedest tuleb plaan, plaanist tuleb tegevus, siis sa ei saagi luua midagi oma elus, mis on vastuolus sinu uskumusega. Ja kui sul on uskumuse enda kohta midagi, siis selle kohta on hästi lahe tsitaat. Me ei ole võimelised jätkusuutlikult käituma selliselt, mis on vastuolus sellega, mis me enda kohta usume. Ma loen selle korra veel. Me ei ole võimelised jätkusuutlikult käituma selliselt, mis on vastuolus sellega, mida me enda kohta usume. Kui sa usud, et sa oled ebakindel vastassugupoolega, siis sa isegi vali minna suhtlema. Sest sa usud, et sa ei saa sellega hakkama. Ja isegi kui sa lähed sinna, sul on tuumuskumus nii tugev, et see paneb sind käituma sellisel viisil. Ja siit ma jõuangi järgmise punkti juurde, kuidas uskumused loovad meie reaalsuse. Esimene punkt, ma loodan, et maandus, et kuidas uskumused loovad kogu sinu reaalse, sest et sa oled võimeline ala teadlikult mõtlema ainult uskumuse raamistikus. Nii nagu sa usud, sellised mõtted sa mõtled, mitte midagi muud. Sa pead teadlikult valima sinna siis midagi muud nagu sisse panna. Aga see ei ole jätkusuutlik, nagu ma just ütlesin. Aga nüüd tuleb teine, meie aju vajadus tõestada meile seda, mida me oleme valinud uskuda. Ja see on siis inglise keeles confirmation bias, ehk siis kinnituskalduvus. See tähendab seda, et meie aju otsib, tõlgendab ja mäletab infot viisil, mis kinnitab meie olemasolevaid uskumusi ja vaatenurki. Et kui palju oled sa näiteks kuulnud seda või näinud seda, et kaks inimest lähevad Google'isse otsima midagi, millegi kohta, üks usub sellest ühte asja, teine usub teist asja ja nad saavad täiesti teistsugused erinevad tulemused. Kuidas see võimalik on? Sest et nad tahavad kinnitust sellele, mida nad usuvad olevat tõde. Ja see on meie alateadlik käitumine. Ja meie aju siis kui me oleme võtnud vastu uskumuse näiteks, et ma ei ole inimestega näiteks vastassugupoolega hea vestleja, siis meie aju teeb kõik, et me käituksime sellisel kujul, mis kinnitaks seda uskumust meile endale. Ta panebki meid tegema niimoodi, et meil käed värisevad, meil lähevad sõnad sassi, me ütleme midagi nii-öelda valesti, me teeme midagi, mis paneb meid piinlikku olukorda. Ehk siis meie aju teeb kõik selleks, et tõestada, mida me oleme valinud uskuda enda kohta. Ja nüüd teine, see on siis sisemine uskumuse see kinnitus, on ka välimine uskumuse kinnitus. Ja see on siis selline asi nagu retikulaarne aktiveerimissüsteem, on siis RAS. See on meie reaalse filter, mis skaneerib siis reaalsust. Ja ma teeks teiega siin ühe laheda testi, aga enne seda veel, et kuidas see filter töötab, kuna infot on meie ümbrusest nii palju, me läheks lihtsalt lolliks, kui ta võtaks kõik selle info ja töötleks kõike seda infot, siis ta sorteerib infoväljast vähem kui 10%. See võib olla 2% ainult kõigest sellest, mida sa näed. Kas või praegu näiteks, kas sa tead,
tunnetasid just oma kuskil kõhtu või kuulsid mingit heli kuskilt mujalt, mis oli väljaspool, või näiteks kui sa tood tähelepanu kuskile kätte, on ju, siis käest tunned mingit surinat, mis iganes see on. See kõik on tegelikult olemas, aga sa ei ole seda tähele pannud. Sest et su aju filtreerib välja ainult selle, mida sa oled valinud uskuda. Ja millel sa tähelepanu pöörad sellel hetkel. Ja nüüd ongi see, et kui sina oled valinud uskuda näiteks, et vastassugupool käitub selliselt, siis su aju näebki just ainult neid inimesi, kes käituvad selliselt, mida sina oled valinud uskuda. Ehk siis sa reaalselt kogedki seda reaalsust, mida sa oled ise valinud uskuda oma peas, milline reaalsus on. Sest su aju tõestab sulle seda ja filtreeribki välja ja eirates kõike muud, mis tegelikult on ka olemas, aga see pole sinu jaoks oluline, sest sa ju ei usu seda. Ehk siis siin väike test sulle. Vaata enda ümber, kes on minuga koostööd teinud ja minu videoid varem kuulanud, siis juba teab seda. Sa võid siis selle ajal nina nokkida, juua võtta, kui me seda testi siin teistega teeme. Aga vaata enda ümber ja jäta meelde kõik, mida sa näed, kollane, oranž ja punane. Kõik kollane, oranž ja punane, absoluutselt kõik. Jäta see meelde, vaata enda ümber, jäta kõik meelde. Vaata ringi. Ja hinga ja proovi meelde jätta. Ja ma tahan, et sa nimetaksid kõik need asjad, kui sa paned silmad kinni. Ehk siis jäta nii palju asja meelde kui võimalik. Nii. Nüüd pane silmad kinni ja ära tee sohki. Ma ei näe sind, aga ära tee sohki. Nimeta kõik asjad, mis olid rohelised ja sinised. Ja mis ei ole see, mida sa juba varasemalt tead. Näiteks, et ma tean, et mul on sinine pastakas, mul on sinine pluus, mul on roheline mingi asi. Mitte need asjad, mida sa juba teadsid varemalt. Ja tee nüüd silmad lahti ja vaata, kui palju on rohelist ja sinist sinu ümber tegelikult. Miks sa ei märganud seda? See oli ju kogu aeg seal. Sest et sa andsid ajule käskluse sorteerida välja ainult oranž, kollane ja punane. Aga alateadlikult meie aju töötabki nii 24/7, et ta filtreerib kõik välja, mis on sinu jaoks oluline, ehk siis mis on sulle ellu jäämiseks vajalik. Ta näeb ohtu igal pool kohe, kui midagi juhtub. Ja siis ta näeb seda, mida sa oled valinud uskuda. Et loodan, et need 2 mõtet annavad sulle aimdust juba, kuidas sinu uskumused loovad täielikult sinu reaalsuse. Nagu täielikult. Sest sa käitud vastavalt sellele, mida sa usud olevat tõde, ja sa filtreerid välja selle, mida sa usud olevat tõde. Dagmar kirjutab, mul enamus ongi punane, ainult püksid on jalas sinised, mis meeles. Nii, aga veel on üks kiht ja sellesse me sukeldume sisse 5. kohtumises. Et siis seal sukeldume sisse on veel üks kiht, kuidas me päriselt oma uskumustega reaalsust loome ja seal me läheme juba kvantfüüsikasse sukeldume sisse. Aga nüüd on selline huvitav mõte sulle, et pole olemas muud tõde kui see, mida me usume, et me teame. Minu küsimus on see, et kus sa oled võtnud oma teadmised? Kust oled sa võtnud kõik oma teadmised? Absoluutselt kõige kohta. Milline on maakera, mis on vesi, mis on õhk, kes on linnud, kes on inimene, kuidas see maailm töötab, kuidas reaalsus töötab? Kus on need kõik pärit? Sest see, mida sa oled võtnud nagu vastu, et sa tead seda nii automaatselt ja usudki seda, et see on tõde, ilma selles üldse kahtlemata. Ja nüüd ongi, kui sul on fundamentaalselt mingi selline uskumus, mis tegelikult ei lase sul üldse luua seda, mida sa tahad, siis sa võid punnitada nii palju, kui tahad. Sa ei jõua sinna. Sest ma ütlesin, see baasuskumus, selle peale tulevad teised uskumused ja nii edasi. Näiteks, kas sa usud, et maakera on ümmargune või lapik, see loob täiesti erinevad maailmavaated sinu kohta, on ju. Et kui sa tead, et maakera on ümmargune ja näiteks kuu on mingi tahke asi, siis sul on see, et siin on võimalik ikkagi lennata, äkki seda on võimalik kuidagi, mis iganes. Kui sa tead, et kuu on mingisugune valguslatern, on ju taevas näiteks, ja maa on lapik, sul on hoopis teistsugused uskumused, sa isegi ei mõtle absoluutselt mitte midagi, mis on seotud ümmarguse maaga. 0. Täitsa 0. Ehk siis, kui oluline tegelikult on tuvastada oma see fundamentaalne baasuskumus ja sellele saad päris kergesti järile ka
ja me sukeldume sellel teekonnal siin sisse ka, et kuidas neid baasuskumisi tuvastada, see on siis teises pooles, kus me hakkame tagasi võtma oma väge, siis me saame teada ka, kust need uskumused, mis on need baasuskumused. Aga kust uskumused siis tulevad, kust me võtame need omaks, kust on need saanud alguse, sellesse me sukeldume sisse 3. kohtumises. Ma loodan, et sa said ongi 26 minutit, et me hakkame kotsi kokku võtma, et ma ei taha neid teha siin pikemaks kui pool tundi, et võtamegi tänase video kokku, sellised lühikesed suht videod, aga sisukad, kuula veel korra, tule mõttega kaasa ja vaata, kuidas asjad liikuma hakkavad. Aga küsiks kohe siit, et kas loksus midagi sul täna paika, kuidas sa tegelikult oled oma reaalsust loonud? Nagu mitte teadlikult. Et kõik see, mis sa oled tänaseks loonud, kus sa täna oled, on sinu mõtete ja uskumuste tulemus. Mitte midagi muud. Mitte keegi ei ole sulle tekitanud ühtegi olukorda, mitte midagi. Kui sa ütled, et keegi väline teeb sulle midagi, siis sa oled lihtsalt ohver. Ja kuidas me saame luua midagi, kui me oleme ohver, sest et meil ei ole kontrolli välis üle. Tegelikult meil on täielik kontroll selle üle. Ja me jõuame sinna ka. Ja täna avasin siis selle esimese Pandora laeka, kuidas meie uskumused, et mida me oleme valinud uskuda, loob meie reaalse. Ja just nimelt ma ütlen ka kogu aeg see, et mida me oleme valinud, sest uskumus ei ole mitte midagi muud kui otsus, mida me oleme kunagi alateadlikult teinud. Ja kuidas me ta teeme, sukeldamegi 3. kohtumises. Ja homme siis, täna vaatasime mentaalselt, homme vaatame siis, kuidas meie keha loob korduseid muudkui. Ja ütlen siin ka ära selle, et see videoseeria on siis järele vaadatav 21. juuni südaööni. Ehk siis sul on võimalik seda järele vaadata nii kaua. Ja olekski minu poolt tänaseks kõik, kui sa said siit väärtust, siis jaga seda, vaata inimesele, kellele samamoodi näed, et kellele võiks see kasu tuua, jaga seda, aita selle info liikuda, sest ma usun, et see 8 päeva, mis me koos veedame, see loob suuri muutuseid, kui te kaasa mõtlete, kaasa tulete. Igatahes minu poolt kõik, aitäh teile ja mis nüüd veel kõik võimalik on ja kohtume taas juba siis homme õhtul samal ajal. Imelist teekonda meile ja aitäh teile kõik, kes te siin kaasa kõlasite. Nii äge on teid siin näha. Aitäh ja näeme!